Nii, aloha Kärt, sina oled nüüd ka ilusti teinud läbi selle 90-päevase väljakutse ja mis sinu siuksed esimesed suured võidud, muutumised olid, mida sa sooviksid jagada, et inspireerida teisi ka võib-olla sellele teekonnale tulema? Nagu siin on juba eelnevalt ka palju mainitud, on need poes paremate valikute tegemised. Et see programm avas korralikult silmad kõige suhtes, mida ma nagu tahan endale sisse ajada. Et selles mõttes, ja, et poed on päris jubedad kohad, jumal tänatud, seal ei pea väga palju viibima. Ma sain siit programmist aja planeerimise kohta nagu mööda kukalt lihtsalt. Korralikult, aga muidugi ma võtsin selle asja kõik ette niimoodi, et muidugi ma teen ära. Tegelikult ma teadsin, et väga palju asju on nagu tegemises, et võib-olla mõtleks natuke. Aga ei, nagu ma enne sinna Facebooki kirjutasin ka, et tegelikult ma usun, et see programm aitas mul kogu selle ülistressi rohke aja nagu vastu pidada. Et ma arvan, et ma oleks muidu ikka päris jubedas kohas omadega ilmselt. Et selles mõttes see aitas. Kohe kindlasti. Mis oli veel äge, oli see, et mu partner tegi kaasa minu kõrval selle programmi. Mitte nüüd päris lõpuni, aga peaaegu. Pastuga tema lõpetas. Otsustas, et ei. Tõstis käed üles, siit aitab, enam edasi ei lähe. Aga ja, tema, kuna minul kaal ei olnudki nagu see asi, millega ma tahtsin liituda, et pigem see elustiil ja sellised asjad, siis tema pealt ma nägin nagu päris reaalseid tulemusi, kuidas nagu põhimõtteliselt esimeste nädalatega tal juba kaal kukkus nagu kilode viisi. Ta ütles, et ta pole mitte kunagi alla 90 kilo kaalunud ja ta veel alguses ütles mulle, et tahaks näha nüüd, vaatame, mis saama hakkab, tema ei usu. Praeguseks ta on 80, mis ta mulle ütles, 86 või 7 kilo või? Igas ta ütles ka, et nagu ta ei saa aru, kuidas see võimalik on, ta nagu otseselt ei olegi midagi teistmoodi teinud. Et nagu mis asja? Et see on äge ja pildid, mis ma temast tegin, see on ikka ühe pildi peal on siuke kõht. Järgnevate piltide peal pole enam kõhtu. Mis juhtus? Wildfiti juhtus. Ja see on äge. Ja meil mõlemal magusaisu on läinud. Ma küll ei julge nagu päris öelda, et ta täiesti läinud on. Selles mõttes, et kui programm nüüd nagu sellisel viisil ära lõpeb, et siis nagu kurat teab, mis saama hakkab. Aga siukseid nagu hulle isusid enam tõesti ei ole. Mitte mingit siukest, et ma vajan seal tahvlit šokolaadi õhtul või mingit, ma ei tea, jäätist või. Ei, absoluutselt mitte. Piisab täiesti, kui ma võtan klaas vett ainult. Uskumatu. Mis ma siit endale kindlasti kaasa võtan, on paast. Enne kui ma programmi tulin, siis paar nädalat enne seda ma tegin ühe nädalase smoothie paastu. Ja siis ma juba avastasin, et issand jumal, mu kehale sobib see nii hästi. Ja nüüd praegu selle paastuga, mis ma nüüd tegin, täpselt samamoodi. Nii kerge, nii mõnus, nii palju energiat, nagu issand, on ju, et ilmselt see paast tuleb mulle vähemalt korra kuus. Ja mitte üks päev, vaid ikka kindlasti rohkem päevi. Võib-olla isegi nädal. Et see tõesti, see on nii äge. See toetab nii mõnusalt. Vesi. Ma kirjutasin selle kohe endale see üles. Vesi. Et ma juba enne hakkasin muidugi seda tasakaalustatud vett jooma, et selle doktor Riina Rautsikuga mul on mooduleid koos olnud ja ma olen temaga nagu kokku puutunud, et tema pööras musku. Ja siin programmis tuli see veel rohkem esile. Vesi on väga oluline ja väga vajalik asi. Kokkamise osas nii palju ägedaid retsepte on. Mul on kogu aeg meeldinud nagu avastada köögis asju ja süüa teha meeletult nagu kõik asjad ise, et jumala eest mitte mingisuguseid, ma ei tea, valmis toite osta. Aga see, mis praegu köögis toimub, see on nagu nii äge. Me saame kõik korraga süüa teha, lapsed ka. Kõigil on midagi hakkida, kõigil on midagi panna kokku ja siis segame ja vaatame ja siis nii värviline ja nii äge. Täitsa lõpp lihtsalt. See on nii kihvt. Mis mul siin ongi veel kirjas, et ma saan õpetada veel paremini enda kõrval oma lapsi
et nad oma keha kuulaks ja et nad teaks ja mõtleks sellele, mida nad endale sisse topivad. Et see on nagu, äkki see on vist üks nendest kõige suurematest plussidest kogu selle programmi juures siis. Et see, kui äge on nendega koos süüa teha ja nii lihtsad asjad tegelikult, täitsa lõpp-lihtsalt. Mitte mingi tullu praadimist ega mitte midagi, lihtsalt nagu tšop, hops, korras. Me oleme peaaegu toortoitlasteks hakanud juba peaaegu ausõna. See toidusse suhtumine, see saab selle programmiga nagu väga suure mõtte. See muutub terveks eluks. See on otseses mõttes, et see summa, mis tuleb programmis osalemise eest välja käia, see on tegelikult, see ei ole üldse nagu, see ei ole kallis selle väärtuse kõrval, mis siit saab. Et väike mõttekoht, ma ütleks. Ja nagu sa ütlesid just, et see investeering ka oma lastesse, et mul on praegu uues grupis on oma õde oma 7-aastase tütrega ja see 7-aastane tüdruk on, see on nagu nii äge näha, kui väge täis ta on ja kui põnev see tema jaoks on ja ta on iga kord olemas ja võtab sõna ja tahab kõike kaasa teha ja juba ootab, nagu millal juba saab mingeid põnevaid toite ja asju tegema hakata ja nüüd tuleb meil Alka-Saiser esimene, see Mild on ja siis ongi nagu hästi põnevil, et nüüd ta saabki juba hakata proovima ja katsetama. Minu lapsed tegid ka need smootid ju kõik kaasa. Just. Jumala äge on. Jah, et mõtle ka, mis see nagu toitainete väärtuselt lapsele teeb ja siis ka, et ongi ka, et hakkab tahtma teisi asju. Just, täpselt. Jumala kihvt. Just. Nii et imelist toimetamist sulle, aitäh. Väga tore on, et sa said osaleda ja vaatamata kõigele kiirele toimetamisele ikkagi leidsid enda jaoks aega. Ja ma usun ka täiesti, et tänu sellele, et sa siin programmis olidki, sul oli immuunsus tugevam ja paljud asjad ka kindlasti oli palju kordi lihtsam läbi käia. Ja, kui nii võtta, ma imestan, et ma haigeks ei jäänud. Kõik mu ümber olid haiged, välja arvatud minu lapsed ka muidugi. Jah. Vaat, kui huvitav avastus. Jaa, ma ütlen mõelnud selle peale. Et jah, kui tahad terve olla, siis investeering, mõtle, kui palju hoiab kokku seal. Jah, just.